Nagu läksid tülli ka Jakobson ja Jakob Hurt. Järgnevalt me kuulemegi mõningaid mõtteid, mida Karl Robert Jakobson ja Jakob Hurt omal ajal on öelnud ja kirja pannud. Meenutab Heino Mandri. Karl Robert Jakobson. Keel on ühe rahva kõige kallim pärandus. Keel on, mis üht rahvast rahvaks teeb. Ta varjab lõpmata väge ja pühadust enda sees. Kuulakem, mis kuulus keeleuurija Fehlmann ütleb eesti keelest. Keelt nimetan ma üheks kunstitööks ja see kunstitöö tunnistab oma meistri suurust. Ja nõnda peame ka meie. Kui oma eesti keeles sügavuste sisse tungime hüüdma, selle rahva möödanik, kelles see keel loodud on, ei ole mitte tühine olnud. Nõnda õndsa Fehlmanni sõnad. Ma võiksin tosina kuulsaid mehi nimetada, kes samasuguse kiitusega meie keelest on rääkinud, aga sest ühest olgu küll. Seesugusel rahval aga, kellel peale tema 700-aastase vangipõlve veel seesugune keel ja veel seesugused laulud suus on, seesugusel rahval, ütlen ma, on tõesti kord ka paremad ajad. On üks valguse aeg olnud. Jakob Hurt. Mis pean mina teile veel ette panema, mis meile eestlasile tarvis on? Esiteks, on väga soovida, et meel ja mõistus meie seas veel palju enam kasvaks. Selleks peab palju enam muretsemist olema koolide, raamatukogude ja kõiksugu seltside sünnitamise eest. Ausad ja seaduse põhja peal seisvad seltsid on uuemal ajal kõige vägevamad rahva tulusaatjad. Selle tarbeks on vaja meelt ja mõistust üleüldise kasu peale mõtelda ja seda kasvatada. Teiseks tuleb väga soovida, et ükski eestlane, kes vahest talurahva seisusest lahkub, ehk koolitamise läbi kõrgemale tõuseb, ei pea ega tohi sellepärast oma rahvast lahkuda. Eesti mees jäägu Eesti meheks igas ametis, igas seisuses, maal või linnas. Järgmises laulus ei ole muust midagi juttu, ainult vabadustest.
pidasin, kui kuulsin temast suust. Vabana võin käia püsti päin. Vabana võin olla nii kui näin. Vabana võin käia püsti päin. Sellest olen sain julge olla nii. Keele kasutamine just nagu polekski kuulunud internatsionalismi põhimõtete hulka, mille järgi me need aastakümned elasime. Need põhimõtted seisnesid selles, et kui kõrged juhid mõne järjekordse prohmakaga hakkama said või rahvas kusagil sõnakese tõtt sai öelda, siis hakati kohe rahvast internatsionalistlikult kasvatama. Olen sügavalt veendunud, et sellise kasvatamisega ei kasvatatud ühtegi tõelist internatsionalismi. Täpselt samuti nagu ei saanud ühtki rahvuskeelt kosutada julmalt ja oskamatult kultiveeritud kakskeelsus, millele ammendava käsitluse pühendas möödunud aasta Vikerkaares Matti Hint. Matti Hint, ma palun. Kaasmaalased, eestlased. Ma ei saa ja keegi meist ei saa oma kõnet alustada sõnadega, me oleme suur rahvas. Kuid sel suvel me saime vaimult suureks rahvaks. Ja kuigi me jääme edasi arvult väikseks rahvaks ja kuigi meie kodumaa on väike, on ta meie kodu. Nii mõneski keeles puudub niisugune sõna, niisugune mõiste, kodu. Kuid meil on kodu olemas, ta on meie ainus ja Eesti. 49 aastat tagasi tehti häbiväärne tehing, mille kaunistuseks öeldi, vaadake, kui kasulik see teile on. Me anname teile vastu oma suure kodumaa ja teil pole vaja rohkem kui anda oma väike kodumaa meile ühiseks kasutamiseks. Meil on ammu selge, et me ei võitnud midagi ja nüüd on selge, et me olime kaotamas kõike. Me olime kaotamas kodu, me olime kaotamas juba oma keelt. Õigust olla omade keskel oma keeles. Me elame praegu suve, mida paar aastat tagasi keegi meist poleks uskunud. Kuid selle kõige ilusama suve, kõige ilusamal päeval pean ma ütlema, et meie võitlus on seni olnud õnnelik ja ükskord me võidame kindlasti, kuid meie võitlus ei ole veel lõppenud. Alles nädal tagasi pakuti meile dokumenti, kõrget riiklikku dokumenti, kus tunnustatakse eestlaste õigust tantsida ja laulda eesti keeles, käia koolis eesti keeles. Kuid ei ole tagatud meie õigus oma majandust ja riiklust juhtida eesti keeles ja teha kõiki teadusi eesti keeles.
Ma usun, me kõik oleme selle poolt, me ei võta vastu mingisugust autonoomset kultuurautonoomiat eestlastele. Me anname kõigile, me pakume kõigile rahvastele Eestis nii palju keelelist vabadust, kui nad suudavad kanda. Kuid meie oleme Eestis need, kes on siin olnud 5000 aastat ja me peame jääma. Ma tulin tund aega tagasi meie kõige lähema sugulasrahva juurest, Liivi rahva juurest, kellest Lennart Meri teeb hääbumise, kadumise filmi. Sellepärast ma ei tea ka, mis siin on nädala aja sees juhtunud. Kuid ka see kõige väiksem rahvas, kes meie külje all kaob, ei taha minna vabatahtlikult ajaloo areenilt. Ja kõik see, mis meile on räägitud sellest, kui ilus on olla ühe väga suure rahva liige. Kõik see võib olla ilus sõnades. Me oleme näinud, et see ei ole alati kaugeltki ilus tegudes ja tõelises elus. Me võiksime olla palju kindlamini internatsionalistid, kui on tagatud meie õigus olla eestlane. Ja selle tõdemusega ma lõpetan. Ükskord me võidame niikuinii kõige alatuse, vale ja pettuse, ülekohtu, vägivalla ja verekiuste. Me võidame niikuinii, sest ükskord võidab õigus ja võidab õiglus niikuinii. Siim Kallas. Austatud kaasmaalased, kaasvõitlejad, mõttekaaslased. Aasta tagasi kõndisime Edgar Savisaarega ühe vaikse tänava peal ja mõtlesime, et kui me avaldame ettepaneku viia Eesti üle täielikule isemajandamisele, mis siis saab? Ja kas me teadsime, et tuleb skandaal? Aga me mõtlesime, et kõige hullem on see, kui rahvas ei mõista selle ettepaneku sisu ja kaob see lihtsalt kusagile määramatusse. Kõik on läinud teisiti ja see, mis on toimunud, on tegelikult ju uskumatu. Ma mäletan ühte paljudest kohtumistest pärast seda, kui see ettepanek oli avaldatud. See oli tööliskeskkonnas ja seal oli tunda toetust, meeletut toetust, aga ühtlasi ka kainet, kriitilist hinnangut ja 2 tundi tuli selliseid küsimusi, et nendele vastamine võttis seljamärjaks. Sellist toetust vajame me ka edaspidi. Kainet, arukat. Käib rahvusliku enesemääramise õiguse tagamiseks vajalike dokumentide koostamine. Me ei koosta pühakirja. Meie töös on nõrku kohti, lahendamata probleeme. Me ei vaja pimesi heaks kiitmist, vaid asjalikku, visa ja kindlat tuge, sest rasked ajad on ees. Kriis Nõukogude majanduses süveneb. Meie projektide valmimise seoses on tekkinud arusaam, et Eestis ei kavatseta jääda poolele teele. Ja meie rahva vanasõna ütleb, mene üle silla, kui oled silla juurde jõudnud. Meie vaenlased on läinud liikvele. Neid on palju, eelkõige Moskvas. Need on akadeemikud, bürokraadid ja need teevad kõik, et meid peatada. Sellises olukorras ei tohi me väsida ja praegu pidulikus õhkkonnas siin koos olles peame meeles pidama seda, et meil tuleb tulla kokku veel palju kordi, et deklareerida, et me ei tagane.
ju Eesti rahva vanasõnagi, kes kahju kardab, see õnne ei leia. Aga Eesti ajalugu tunneb ka mitmeid huvitavaid ja suuri ettevõtmisi. Eesti Kirjameeste Selts, Aleksandri kool, laevandusselts Linda, kus unustati üks teine vanasõna. Riid rikub, rahu rikastab. Vaja on ühisrinnet nende vahel, kes tahavad edasi minna. Vaja on koostööd asjalikust ametnikust kuni rahvusliku sõltumatuse parteini. Meie plaanid ei tohi kukkuda mingite tülide kuristikku. Aga nüüd ma tahaksin kõigi tõsiste asjade juures, mida me ajame, tahaksin ka seda öelda, et me ei võõrduks kõigest inimlikust. Meil pole vaja morni ja tigedat Eestimaad. Naergem vahest ka iseenda ja oma asjaajamiste üle, siis jääme kindlamini ellu. Sest vanarahvas ütleb, naljal on mitu atra, vihal ei ole ühtegi. Laulupidude kogemuste järgi võib öelda, et siin on koos praegu kindlasti üle 300 000 inimese. Seda on palju ühe platsi jaoks, aga me peame siiski meeles seda, et meid on ikka neetult vähe. Ja austagem ja toetagem neid noori perekondi, kes kasvatavad 3, 4 või veelgi rohkem lapsi. Need noored perekonnad teevad Eestimaa jaoks rohkem ära, kui mina siin kõnet pidades. Täna aga võiks meid innustada Victor Hugo mõte. Maailmas pole olemas väikesi rahvaid. Rahva suurust ei tule mõõta tema arvu järgi, nii nagu inimese suurust ei mõõdeta tema kasvu järgi. Tarkus ja vaprus on ainsaks mõõdupuuks. Suur on see, kes annab suurt eeskuju. Sellega ma lõpetan. Ja oleks tore, kui meie suur väike rahvas suudaks oma keskmise ime ellu viia enne, kui ministrid, direktorid ja sekretärid saavad neist noortest meestest, kes praegu Venno laulu käe all Rammi poistekooris laulma hakkavad.